Tervitused kõigile! Tahan täna teiega jagada infot, mida olen kanaldanud Mao aastaks ehk 2025 aastaks. Mis selle aasta jooksul toimub ja kuidas selle kõigega kaasa minna ja hakkama saada. Madu on kui sinu lõpmatu selgroog. Ja see on otseses mõttes Mao aasta on kõige tähtsam meie selgroog ehk meie kolmaju. Suuraju, kukla taga olev väikeaju ja seljaaju, mis maandub sinu juurtšakrasse ehk sabakonti. Tulebki tähelepanu pöörata, et su aju oleks värske ehk su kriitiline mõtlemine oleks kogu aeg töös, et sa ära ei vajuks, ei laseks teistel ennast mõjutada. See aitab sul pursete ego lahustumisega hakkama saada. Siis teine punkt, mis on tähtis, on sinu väikeaju ehk kukla tagune ehk sinu kaelalülid. Et oleks kael lahti, teha venitusi ja veel kord venitusi. Ja siis sinu seljaaju, millele toetub sinu suuraju ja väikeaju, oleks paindlik ja painduv. Teha joogaharjutusi, teha kassiküüru ja vastupidi, selg kumeraks ja nõgusaks, et anda selgroole liikumist juurde niipidi ja ka teistpidi, et ta oleks paindlik, et energia saaks liikuda alt ülesse ja ülevalt alla, nagu kaks madu, mees ja naise energia ja tulevad pea kohale kroontšakrasse kokku. Ja siis on tähtis sinu sabakont ehk juurtšakra. Sinu selg ja selgroog ja seljaaju on justkui sinu kroontšakra vars, mis kinnistub sinu juurtšakrasse ja kui juurtšakra ehk sinu sisemine sisetaju, telepaatia ja selgelt nägemine, tunnetamine ei ole avatud, ei ole nii-öelda töös kasutuses, siis jääb väiksemaks ka selle kroontšakra vars. Ja siis on lihtne sind mõjutada. Igasugune info, mis tuleb, mõjutab kohe sinu selgroogu ehk sinu enesekindlust ja julgust elada. Ja kui juurtšakra on väikene, ei ole elavas energias, siis on teda lihtne nii-öelda välja tõmmata ehk sul puudub maandus. Tähtis on siis maandus, et see juurtšakra ehk selle kroontšakra vars oleks juurelt hästi suur ja sügaval. Et töötaks sinu avardumine ja teadlikkus iseendast, et sinu kroontšakra ei oleks nuppus, vaid avatud ja lopsakas. Et sa oleksid teadlik, empaatiline ja julgeksid katsetada uusi erinevaid asju ehk vaimses mõttes innovaatiline. Kuidas maandada enda nii-öelda kolme aju, ühte joondumine, juurtšakrasse ja maandumine. Maandab sind söök, jook, liikumine. Kindlasti maandab sinu mees ja naise energia võrdsesse toonusesse, varvastelt kandadele kõikumine, kiikumine. See aitab sul hoida ka tasakaalukeskust võrdses liikumises ehk selgroo keskosa oleks nii-öelda kaalukausil võrdne, et ei oleks liiga maandatud või liiga illusioonis, vaid et see oleks tasakaalus. Sest kuldenergiat haldab harknääre ja südametasand. Kogu su hinge energia käib läbi südametasandi ja hoiab nii sinu tabateadvust kui alateadvust ühtses tasakaalus. Selle aasta jooksul soovitan kasutada taotluslauset minu sisemine rahukanal on armastuses hoitud. Sul on vaja lihtsalt hoitust ja veel kord hoitust, mitte kaitset. Et sinu enda
kundaliini oleks hoitud ja täiustuks, hoitud ja täiustuks. Et saavutaksid iseseisvuse ja enesekindluse, teha ise oma otsused, luua ise oma elu ja ka võtta vastutus oma otsuste eest. Ehk need kogemused, mis sa valid, oleksid sinule parimaks hüvanguks. Millele veel tähelepanu pöörata, siis 2025 maoaastal. Kindlasti paluda appi enda kaitseingleid ja toetajaid, sest me oleme läbimas dimensioone, kuhu jääb vana kollektiivteadvus, kuhu jääb liba kollektiivteadvus, mida rapsitakse, et midagigi teha, aga tegelikult on see illusoorne. Et minna läbi vana lagunevast kollektiivteadvusest, liba kollektiivteadvusest ja jõuda siia tasandisse, kus on jumalik energia otse sinu pealae pealt sisse, selgroogu pidi juurtšakrasse. Et kõik see, mis mängud käivad väljaspool sind, ei mõjutaks sinu sisemist rahukanalit ehk sinu algallika energiat. Siis kindlasti paluda enda toetajaid appi ja et kasutaksid toetuslauset olen taevaste vägede poolt hoitud, sest me liigume naisväe ajastusse. Oleme välja astunud mees jõu ajastust naisväe ajastusse. Need on sellised soovitused selleks aastaks. Pane tähele, et sa oleksid enda sees rahul, heaolus ja kohalolus. Suur tänu kõigile kuulamast. Järgmiste kohtumisteni.